Tere jälle, oleme siin Autojoy BEM-is ja täna läheme juba järgmist autot vaatama. Saime jälle oksjonilt ühe ägeda Škoda kätte, et Škoda fännidele ka midagi. Mina ise olen kindlasti, ja see auto külmaks ei jäta. On ilmselt vihkajaid ja on armastajaid. Autol seda ma tean, et juba oksjoni piltidel oli range nullis. Mahalaadimisel siis treilajuht ütles ka, et sisuliselt autos enam kütust pole. Aga momendi pärast näeme juba lähemalt. See ilus erkroheline RS Škoda või VRS. Mis on äärmiselt must, nagu alati. Kuidas tundub? Siin juba mingid asjad hakkavad silma. Mingid huvitavad tähed on kleebitud siia. Ilus puhas, nagu alati. Väga puhas. Klassikaline treila finish on autol. Just. Velg on äärekive näinud. Piltidel samuti, et siin tegelikult selle mustuse all on ikkagi kriime ja muid asju, et kõik 4 velge on nagu nad on. Autoga tuli jälle omajagu mõnusat kraami kaasa, et nagu näete, siis Octavia RS, ilusasti hooldusraamatud, mõlemad võtmed, autol on Webasto peal. Üleüldiselt, et miks siis selline auto sai ostetud? See on nüüd selline isend, millel minul oli isegi raskusi leida lisavarustust juurde. Sellel autol siis on panoraamkatus, elektriline nahksisu, suur navi, keyless go, mainitud Webasto kärukonks, adaptiivne püsikiirushoidja, reavahetushoidja, kantoni heli, mis veel? Challenge XL pakett, millega siis tulevad need superägedad 19-tollised valuväljad, mis tahavad veidi tööd. Tagaluuk, elektriline. Kärukonks, mis ma mainisin juba. Hästi positiivseks teeb see alati auto puhul, kui lisavarustust on omajagu. Värv on ilus, ma arvan, et kui see puhtaks teha, siis ta on päris äge. Jah, et see oli see, mis ma selle esimeses klipis mainisin, et kas sa siis armastad seda autot või sa vihkad seda. Et ma arvan, et see on niisugune pooleks, aga emotsioonituks ta kindlasti ei jäta. Kui päike peale paistab ja see puhas oleks, et see auto on väga roheline. Huvitav, kuidas see klapp alla saada? Kuidagi tuleb nipitada seda. Kütuseluuk ei tule lahti, me ei saa täis panna seda. Masendav. Jee! Aega läks, aga asja sai. Ja, meil on kütus. Saime igatahes Škodasse siis veidi diislit juurde, et auto tuli juba Saksamaa oksjoni piltidel 0 range. Kui ma ise autoga sõidan ja range 30 on, siis mul juba värisen ja mõtlen, kuidas autol kütus kohe otsas on. Aga saime kuskil 5 liitrit juurde ja lähme nüüd vaatame auto seest ka üle. Ja nii. Tundub, et istmematte läks ka kellelgi teisel rohkem vaja kui meil. Et eks me siis ostame need uued. See on üliäge, et kõik elektriline on. Siis üks asi, mis ma kohe silma jäi, oli see, et see nupp loomulikult see ei tööta nii nagu peab. Et mingi hästi tugeva vajutuse peale ja mingi hästi palju õnne peab olema. Tundub, et mul ei ole, aga nii, väga hea. Auto saab käima, start-stop on ühesõnaga, nagu mainisin, see nupp on katki, selle me peame välja vahetuma. Viskas errorit, et klaasipüsu vedeliku pole, mingi pirniviga oli kohe sees. Range näitab 60 nüüd. Jup. Mootorjääl on hea, mingi väga huvitav muusika käib. 3 viga näitab siis auto praegu. Kütust, klaasipüsuvedelik, pirn, siis see start-stop nupp, mis on katkine. Vaatame, kas hoolduse kohta on ka mingi info. Väga huvitav. Hooldust näitab veel täitsa palju. Eks seda saame siis Škodas kontrollida, et kuidas selle asjaga täpsemalt oli. Hästi tume on see sisu Škodadel, et must lagi, panoraam.
vaatame, kas panoramkatus vist tundub toimivat. Rasmus, kas sa seda lõhna tunned, mis siin autos on? Ja siin on päris tugev suitsuhaisen sees ja seda on üritatud mingi odava lõhnakuusega katta ka. Need mõlemad haisud võistlevad nagu. Ma ise arvan, et teeks parem nii, et paneks uue salongi filtri, teeks osoneerimise ja teeks siis seda märkpesu mingitele tekstiilkohtadele, et see võiks paremini toimida kui lõhnakuusk. Jaa, kindlasti. Istmesoojendused, esiklaasi soojendus, Webasto, CarPlay, Android Auto on sellel autol olemas. Hästi lisavarustusrohke, et that's what we like. Teeme siin parkla ümber ühe hästi väikse tiiru ka. Vaatame, kas jääme ellu. Siit jääb kohe üks probleem ka, et tagumised parkimisandreid on otsustanud, et nemad enam meiega koostööd ei tee. Samas see, kes selle autoga sõitis, ei ole kasutanud ka neid kunagi, et kõik rehvid on ära äestatud, väljad on ära äestatud. Just. Ma olen nendes Octave RS-ides tänaseks juba oma jagu istunud, et ausalt öeldes sõidupool nagu niimoodi teise käiguni 100 meetrit on täitsa nii nagu peab. On kodune tunne. Just. Tegelikult see on täitsa nobe auto ja siuke hästi südamelähedane minu jaoks millegi pärast. Et siin on oma jagu nagu selliseid häid asju ka. Kliima puhub ka külma, et see on ka suur asi. Vaata seda ilusat BMW-d. Tea, kelle oma see on. Ma ei mäleta, millal ma viimati parkisin külgboksi ilma tagurdamisandurite. Ja millal sind filmiti samal lähel? Just. No pressure. Nagu raamatus ei läinud praegu, aga saame hakkama. Editis teeme korda selle. Just. Essa korraga. Oi, see on ju selle auto kõige puhtam koht. Mis siin juhtunud? Oi, keegi on isegi enda lapi siia pannud. Huvitav, kas sellel lapil on mingi põhjus? Saame teada. Uus aku. Mingi väga odav versioon tundub. Ja ilmselgelt pole ta korrektselt mahtunud siia või on seda vahetust teinud mingisugune... Katse viisakaks jääda. Just. Teist paistab ilus jahutusvedelik on. Oi! Jess! Ammas rihm on 203 000 peal tehtud. Jess! See on suur võit. See on ammas rihma tegemine on sellel autol mingisugune 1000 eurot koos selle hoolduse ja kõige muuga. Et see kleeps tähendab seal meie jaoks väga palju. Kaiveriga paranduse. No see on forever. Julgeme panoramkatusega lahti teha. Krigiseb mõnusalt. Aga täitsa tuleb lahti. Siinid on kuulda, kuidas on mustus täis. Kui see sellega piirdub, siis vast saame hakkama. Mis selle autoga järgmised sammud on? Jaa, et kindlasti esimese asjana ikkagi teeme selle auto tehniliselt selliseks, et endal häbi ei oleks. Siis kindlasti teeme puhtaks. Hindame seda värvipinda, et kas hakkame poleerima ja sealt edasi. Seda autot tahaks natukene geoonitoodetega kaitsta ka ja lisaväärtusi anda. Et mõttes oli klaasikeraamika, loodetavasti ka värvipinna keraamika ja plastikdetailidele ka midagi peale. Ja lisaks siis kaotame ära selle tagumise taga spoileri siis selle katte. Et see on lahti juba praegu ja see ei näe nagu ilus enam välja täna. Nägime auto üle, tegeleme puudustega ja sealt edasi siis ainult paremaks. Järgmise korrani. Järgmise korrani. Tšau.